Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervis. Kell on Eesti aja järgi 16.30. Sõidetud Saudi Araabias siis on 7. kiiruskatse ehk teeme seda saadet täna neljapäeval nii, et linnakatse on ees, loodame, et seal midagi hullu ei juhtu, aga lihtsalt mõtlesime, et kuulajate huvides oleks ikkagi parem, kui see saade oleks siin tööpäeva lõpuks olemas, et kui õhtul lähed jalutama või lähed autoda sõitma, siis on hea kuulata, mitte ja päris öösse. Ja üks põhjus loomulikult, miks praegu seda teha on ka see, et Kaspar Ruus on meil Saudi Araabias sobivalt saadaval. Saates on ta enne seda, ütlen, Roland Poom lõpuks ometi kohal, Oi, tere õhtust ka minu poolt. Enne kui me juttude juurde lähme, tead, mis juhtus? No sõitsin mina Rakverest Tallinna poole ja katse käis samal ajal. Katset ma ei hakanud vaatama, sest kes ikka sõidu ajal siis telefoni vaatama, aga panin Spotify'st muusika käima, et jõululaulud hakkasid tulema, nii et väga vahva oli kuulata jõululaule, nii et artist nimega Vari saabus minu ette ja kas ma annan soovituse kuulata? Ei tea. Aga mees, kellel üldse ei ole jõulutunnet, sest et on seal 32-kraadises kuumas, vaevleb, joob 10 liitrite kaupa vette, loomulikult Kaspar Ruus. No nii, kuule, Furmo esimene Bajari teine, Sest kolmas on see asi, kus me läheme sellele saatele vastu ja tänak 4. ja kuskil MM-sarja mehed, need on seal täitsa taga, need lahtame läbi, aga see ikkagi, et Martin Sesks oli selle päeva superstaar, see on ju ikkagi päris ootamatu või mis, Kaspar Ruus? Tervitused ka minu poolt. Jõuludest on asi väga kaugel. Kõige mõjutab sauna õhtud 24/7. Aga ei, Sesk on pull jah. Ma just eile rääkisin temaga, et raske ongi see, et peale pikka pausit, kuidas rütmi saada. Et kuidas seda rütmi hoida. Ja ta ei oota rallit mitte midagi. Lihtsalt läheb, püüab nautida, kui see üldse võimalik on. Ja näha on, et taks kohe nautib, et siin artsime siin paari välismaad mõnegiga ka, et ütleme tema kõrval. Okei, Mäkerlin saab veel andeks, aga Musteri peata muud küsimusega. Sest tuleb, pole mitu kord sõitnud ja paneb ma ei tea, 2 kalendri kätte. Et selles mõttes see, mida Sest täna tegi, tuli see refidraama, aga siin mehi on veel palju. Meenutas, ma ei tea, eelmise aasta Lätit ja Poolat. See on kuidagi lõbus ja vaba molekul. Tundub, et see paus peale seda pikk suhteliselt keerulist aega on nagu hästi mõnus. Olgem ausad, kui sul nii hästi läheb, siis sul on nii mõnus ja vaba olla. Olgem ausad, et Roland Poomist teeb ka enda sellest, et kui sa ikka rallit juhid, siis ongi alati kõik asjad hästi ja tuju hea ja kõik on vaba ja chill ja kui ikkagi oleks seal esimesel katsel ref läinud tal näiteks, ma arvan, siis see tuju ja vabadus ei oleks selline, siis ta samasuguse näod on nagu Matt Örlen siin läbi päeva olnud. Jaa, nii on. Ma just jäin vaatama ja tegelikult vist peaks ikkagi vaikselt meeditsooni pidama. No kurja. Sõitjad on juba lennujaama lähedal ja lennujaamas paar kilte ja läks selles park. No vaat sellised lühikesed jutud, me spetsiaalselt tegime selle saate 16.30, sellepärast, et ajakavas oli, et Eesti järgi 17.30 tulevad autod kohale, aga kuna see on Saudi Araabia, siis Kaspar Ruus üllatusi on vist oma järgus. No kahe sõnaga jõuad ikka rääkida, et mida huvitavat kuskilt kuulnud oled ja seda meile siin praegu vahendada, nii palju aega vast veel on. Ma mõtlen, mul ei praegu tühjaks. No mis oli päeva parimad kommentaarid, mida kuulsid? Mulle meeldis miljonäri lause, et ma tean Sessi juurde tagasi, ma ütlesin miljonäri lause, et jah, väga palju on minna, tore on korraks liidel olla. Et see mõtleb selle päris sellise senise hooaja kokku. Ja mis ma veel, see ei ole nüüd nii otseselt uudiskild, aga paistab, et mina saan homme helikopteriga katsele mingi. Vaatan, mis sealt välja poole. Kõrklass, mis nii vigane. No selge. Kellega sa ära rääkisid, kellega sa magasid seal, et helikopteri peale saada? Ei pidanud isegi. Piisas sellest, et ma kohal olen. Tuli pakkumine
mina ajasin paar ajakirjanikku saama olla. Vaata, eelmine ralli taheti pilte Kaspariga teha, nüüd kutsutakse kopteri peale. Kurat, kahju, et see hooaeg läbi saab praegu, et kuhu me veel jõuaksime. See näeb nii nunnu välja, vaata, siin on keeruline. Aga no ma saan aru, et Saudi Araabia siis võtab ikka seda korraldust tõsiselt, kui siin tasuta helikopteri sõitu ka, et ajakirjanikele, et peaasi, et see mulje jääks hea. See konkreetne iseenesest, vähemalt meil oli perse promo poolt, aga jah, ma ei tea, kus see nii-öelda lahkitee oli. Okay. Aga jah, mulle liikus, võib-olla ma hiljem lühtan tagasi eetrisse. Ega sind liiga hästi kuulda ka ei ole, et ei ole kahju. Andra, siis homme helikopter pealt ühe ülesande ruus saad, et sa loe üle mitu fänni on tee ääres, selle ülesande saad kaasa. Meil on plaan homme päeval üks video teha rallipargist, kus ei ole inimesi. 8 eestlast ja 2 lätlast. Kuule, okei, mis seal ikka, et laseme sul siis tänatuna juttu aja minna ja teiste meestega, et kirjuta mulle siia ruhuri, kui oled valmis, siis vaatame, kas läheb sind tarvis. Vot. Jaa, paga hullu. Kuule, taiks, tšau. No võt, niimoodi paningi kinni, igatahes hakkame siis lähme siis Roland Pomm-Täitsa seda pingerida mööda, mis on meil uuesti 7. kiiruskatse lõpuks sõitmata on rahetsises linnaratse, aga nagu me eile nägime, siis see linnaratse pigem on selline, kus mingit mega suuri ajataotusi ei ole, et seal eile mahtusid ka vist 9 paremat 3 sekundi sisse, et tõenäoliselt suuri asju ei muutud või nipet-näpet muutub, siis vabandame, kes kuulab seda saadet näiteks öösel. Adrien Fourmaux esimene, päris äge, et üks asi, mida me oleme siin toonitanud või mida me oleme arvutanud või mida me teinud, et tegelikult see Hyundai kruusas ja kruusa peal liigub küll, eriti kui on selline natukene karmim, aeglasem kruusatee ja Fourmaux on suutnud muresid vältida, meeldis ka see, et läks päeva teisele ringil hoopis teise refi taktikada, et läks sinna riski võtma, et oligi, et kui teised siin võtsid ikkagi pehmet kaasa, enamasti kõvad segub kaasa Fourmaux 6 pehmet, pani küll, lõikas küll näppu, aga teisalt kas lõikas näppu, ta oli üks ääsik, kellel need refid ikkagi ka viimase katse finišini vastu pidasid või üldse vastu pidasid. Jaa, eks see on nagu väga kahe otsaga asi, et eks selliseid asju, kui keegi teeb midagi kardinaalselt erinevat või midagi teistmoodi, siis näitab lihtsalt selgelt seda, et otsitakse lahendusi, kuidas mingi edu saavutada, et samamoodi oleks see võinud lõppeda vastupidi, et see oleks olnud nii-öelda vale strateegia, aga igal juhul asi toimis. Ja tegelikult, kust me seda oleme nagu võib-olla siin ajalooliselt väga palju näinud viimaste aastate jooksul, on just Ott Tänak, kes tegelikult on võtnud selliseid julgeid refivalikuid vastu ja midagi teistmoodi teinud. Ja et üli tervitatav, et Adrien on ikkagi seda sorti sõita, kes julgeb katsetada ja proovida. Tegelikult me nägime seda ka ju Jaapanis, kus mindi oluliselt erineva seadistusega välja võrreldes teiste Hyundaidega, nii et ainult 2 käega poolt katsetada asju ja mega tore näha, et tasus ära. No päev iseenesest on ju ikkagi, ei saagi midagi öelda, Fourmaux poolt on ideaalne päev, ega polegi midagi nagu häda olnud. Kogu aeg ongi olemas, ta on võib-olla jah, neid katsevõitude juures ei ole olnud, aga ta on alati olnud seal läheduses olemas ja selles mõttes on teinud ikkagi väga-väga hea päeva. No ta võttis selle nii-öelda viimase liivaratse finišist kokku, et ühe ratse lõpus läks suruma, kohe rehv läks, et see võtab see ralli kõige parem kokku, et peamine on ikkagi riskide vältimine ja siis esikohal on riskide vältimine ja teisel kohal on sõitmine. Ja see, et ta ongi pidevalt teine kolmas igal ratsel, aga ilma suurema ajaraota, et see on ikkagi see edu alus sellel rallil, olgem ausad, seda on siin näha mitme mehe pealt. Ja tegelikult ikkagi katsevõite on olnud keeruline võtta, kui tagant on paar sellist näljast noort, kellel veri vemmeldab on ju tulemas, et selles vaates on ikkagi see, et pole katsevõitult, see pole üldse nagu küsimus, et see ei ole, ma arvan, sellel rallil üldse eesmärk tegelikult sellisel mehel nagu Fourmaux seda teha, et temal on järgmise aasta leping taskus ja ta ei pea võitlema siin mingi lepingu nimel, et pole üldse küsimus, et kas nüüd oleks võinud rohkem kuskil on ju, et katsevõitu pole, et see ei ole üldse küsimus tema poole. Teisel kohal vahe Fourmaux'da 5,3 sekundit, Sami Bajari, tema sai siis olla täpselt ühe ratse
liider ehk 7. ratsel läks esikohal vastu, sest et enne seda Sessil läks rehvada see esikoht, siis püsis palju ta oli, 10 kilomeetrit sai olla ralli liider ja siis tema tuli ka, rehv oli ribadeks või no mis iganes, kuidas me eesti keeles nimetame, et oli juppideks ehk langes teiseks, aga mõnes mõttes sarnane jutt, ma ütleks Furmoda. Ainult selle vahed, et Sami on ratskatset võitnud, aga üsna selline stabiilne, kindla peale sõit, teda me võrdleme, eks ole, eelkõige Takamotoga, temada võrreldes on olnud selgelt parem. Ütleme, et kui ta suudab muresid vältida, siis ma ütlen, seni on küll üdini positiivne ralli. Muidugi on ikka rõveda puhastusefektiga ralli ka, et siin on hästi keeruline, me ei tohi ka üle kiita. Et kui sa sealt tuled 8. siis seal on ilmselgelt parem tulla, et kui Evansil, Osiel, Rovanperal, et oleks tavaolukord, et sulle võib-olla me räägiks, et need vennad on 5. ja 6. praegu. Ja igal juhul, kõigepealt siis ma arvan, et Bajari oma Jaapaniga tegelikult sõitjatele selline mingil põhjusel kui võetakse see kas esimene poodium või esimene võit, et see kuidagi laseb mingi klikk käib ära, et see on täiesti tavapärane juhtumus, mis sõitjatel juhtub, on see, kui ükskord tehakse ära, siis sealt edasi hakkab tulema. Ja tegelikult me võime Oti näitel samamoodi, et siis nii-öelda comebackina, kui tuli üks ja siis hakkas riburada pidi neid tulema, et ülitore on näha, et ta suudab selle sama momentumi pealt edasi siin panna, see motivatsioon on olemas, sõidab, tundub jumala rahumeelne, kuskil üleliigseid riske ei võta, tempo on olemas. Ja seda on, ma pean isegi ütlema, et Bajarit on see ralli on kuidagi vahva jälgida, et ma isegi varesamalt kuidagi pilk läheb uitama, kui see Bajari sõidab, et kuidagi ei ole võib-olla kõige selline apetiitsem sõitja, keda jälgida, aga ei, ülitubli, müts maha ja veel tahaks enne, kui meelest ära läheb, eile poleks elu sees osanud arvata, et päev lõpetavad 3 meest 10 sekundi sees. Võt sellist asja ei oleks suutnud eile ennustada. Kas ma võin natuke isegi ettepoole hüpata või? Ma ütleks, et 6 meest 22 sekundi sees. See on minu see, meil on läinud kõigi treffid põhimõtteliselt ja meil on ikka esiotsumas tihe. Aga Bajariks hetkel, ma arvan, see kõige tähtsamad jutud loomulikult on meil seotud sinu vana homie, Läti kiireim mees, ka tänast seisuda selle, hetkeseisuda läärda Baltimaade kiirem mees loomulikult, Martin Sesks. Peeter küsib 2 küsimust, võtame need ette. See on üks asi, vaata, mida mina olen öelnud ka, et sulgudes, et me ei tea, kui hea see Ford on, et Peeter küsib alustuseks. Kas tänase põhjal võib väita, et ei ole sel Fordil häda midagi ja rannatab võidusõita küll, kui roolis pole Munster või McLaren? Ja see on hea küsimus ja me ei tea. Tegelikult teame, tegelikult me saame see ikkagi see stardipositsiooniks, me ikkagi saame selgelt aru, et selle autoga võimalik sõita, kui me võtame ka teise ringi läbimised, teisel ringil oli ka kohati Elfin Evansi sõnul puhastamist isegi võib-olla kohati rohkem kui esimesel ringil, aga selline üldjoontes oli ikkagi rada puhas. Fordiga saab sõita ja mina olen üritanud seda sulle öelda kogu aeg, aga sina... saated üle. Ei. Kas sa ei ole... Oot, siin on jutt olnud, ärme nüüd hakka. Siin on jutt olnud sellest, et kas järgmine aasta peaks näiteks, kui Ford pakub, kas minna sellesse, sa oled öelnud, pigem võttu kõik need ralli 2 vaheaasta, et ei ole mõtet selle Fordile raha kulutada. Aga see on sõitjate pärast ju, pole sõitjaid võtta. Ei, see on sinu Sessi puhul, sa minu meelest, ma pean üle kuulama, kui sa väidad, minu meelest sa just ütlesid, et Ford on nii kehv, et sellega ei ole mõtet sõita järgmine aasta, pigem mõttu vaheaasta kõik. Tuleb välja, et kui sul on raha või sul on natuke päkke, mine sellega, mine ja sõida. Ei, vaata, lugu on selles, kui eelmine aasta Ford sõitis, see ei ole võimalik, et see aasta see auto ei sõida. Ei, miks? Me oleme rääkinud mitu saadet, et seda masinat pole arendatud, see ongi kehv. Tõenäoliselt ma arvan, meil ei ole ühtegi rallit olnud, mille järel me oleme... Et kui me võtame Hyundai 24 aasta auto, millega Ott sõitis, et see on nüüd nii kehv, et sellega ei saa sõita või? Ei olgem ausad, me ei saa nüüd öelda, et me kõik aimasime, et nii läheb. Ei, loomulikult ei aimanud, aga ma räägin seda, et see, et Ford sõidab, et sellega on võimalik sõita, loomulikult sellega on võimalik sõita. Seal ei ole isegi kahtlust, et sellega on võimalik sõita, kui on sõitjaid, kes sellega sõidaks. See, kas Sesksil on järgmine aasta pointi teha... Ma küsin ja teeme Peetri küsimuse siis. Et esimene vastus Peetrile, et võime väita, et Fordiga saab sõita küll. Teine, kas võib väita,
et kui Ford tahab vahel heade tulemuste põhjal pildis olla, siis tuleb Martinsiga diil ära teha või on turul midagi veel paremat, mida Ford saab lubada. Ford lubada, see on vist kahtlane, et sinna vist mingi raha pead, ma arvan, see on kõige huvitav, me ei teagi seda, kas palju see sõitja, kes tahab sõita, et palju ta peab raha kaasa viima. Ma arvan, et ma võtan selle kokku niimoodi, et ma arvan, et M-spordil ei ole oluliselt väga palju paremat valikut kui Sesk seetõttu, et selline noor sõitja peaks olema, kes soovib tulla midagi teha, motivatsioon on kõrge, ennast näidata. Mis seal teised variandid on? Me hakkame mingisuguseid Mikkelseni asju tagasi tooma, kes tegelikult tulevad kulgema, kes nii-öelda ei saa selle autoga kunagi sõbraks. Seal on ilmselt, me võime nagu kindlad olla, et see nii läheks, on ju, kui me toome mingi vana mehe tagasi sinna sõitma. Aga see, et pakkuda seda noortele loomulikult. Sesks pole ainuke, kes ma arvan selle autoga suudab sõita. Ma arvan, siin Eesti poisid suudavad ka selle autoga sõita mingitel rallidel väga kiiresti. Samamoodi nagu Sesks mingitel rallidel suudab sõita, mingitel rallidel ei suuda sõita. Aga ei no, igal juhul ma ei oska, kõva töö. Ei, ma mõtleme, et kui küsimus on, et kas turul on midagi veel paremat, mida Ford saab lubada, siis vastus on ei. Ega sisuliselt ei ole, aga me oleme seda teises võtmes arutanud, me pole Sesksi, sinna väga veel Sesksi, ma olen natuke kurkvalus, ma natuke susistan, ma vabandan. Kui sina eks Hyundai boss, Apite Bull, Wheatley, mina ütleks, et võib-olla Sesks selle päeva järel oleks minu esimene valik Hyundai'sse. Ilma naljata, selles mõttes, et okei, Sesks ei ole neid masinaid finišisse toonud ja bla, ja bla. Aga kui ma võtan selle pensionäri Sordo, sulgus milleks, kui ma võtan mingi lappi, kes ütleb, et ta tahab rohkem peregi olla, mis siin veel on, Reasin versus Sesks, ma arvan, et lätlane on justkui näidanud rohkem, et kui sa mõtled pikka perspektiivi, no sul ju läheb vaja kolmandat sõitjat, me ei räägi ainult, et häda pärast järgmine aasta, meil läheb vaja kiiret meest ka aastal 2026, 2027 edasi, võib-olla see Martin Sekkel äkki on kõige potentsiaalikem, selle ralli põhjal ütleb, et Martins ei ole ju väga palju kehvem sõitja kui Sami või Adrien ja pluss, eks ole, olukord on ju ikkagi see, et see mees on vaba. Ja ma arvan, et Martinsile sa ei pea väga palju palka maksma. Ma arvan, et see, et tule tasuta. Ja täpselt. Eile ma oleks veel öelda, et ma kahtlen selles, aga täna ma julgeks öelda, et see võiks olla Hyundai üks väga-väga esimesi valikuid küll seal listis. Ja põhjuseid mitte isegi see, et Sesks suudab mingitel rallidel kiiresti sõita, vaid see ka, et tõenäoliselt ta suudab ikkagi tuua mingisuguse raha meeskonda, nagu ta see aasta on teinud, on ju, sisuliselt pool hooaega on ikkagi oma finantseeringuga sõidetud. Pakkuda talle pool hooaega koos, tähendab täishooaja koos pooliku finantseeringuga, palka ta ei saa, omad sponsorid, siis, mis seal kokku leiutatakse. Aga teine asi on see, et kui me toome võrreldes nüüd teiste noorsõitjatega, tegelikult ju kõige kulukam asi on seda noorsõitjat hakata koolitama, kes pole kilomeetritki sõitnud selle suure autoga. Martinsil on tegelikult pooliku hooaja kogemus all, mis on tegelikult maksab ju rahaliselt väga palju, et see kogemus kätte saada, tal on see käes. Ja tuua ta nüüd täishooajana suurde autosse tegelikult ei tundu üldse enam nagu rumal mõte. See, et ta ei suuda terve hooaja peale tulemusi teha, fine, aga see, kui ta suudaks hooajast juba teha seal 5-6 rallit tulemust, on ju, see juba tegelikult võiks isegi olla piisav. Ja see on siis mis ta siis on? Ta on laias laastus, natuke liialdades, et ta on sisuliselt sama vana nagu Roomet Jürgensen ja Robert Virves, kelle puhul me räägime, et väga tulevikumehed, pika tulevikumehed, eks ole, et see Martins on päris noor sõitja ka veel, et me ütleme, et oma võimalus, ma isegi saad sa aru, selgita mulle ära, miks ta nii hea siin on. On see mingi loogika, see mõttes, et see on ju, ei oleks laias laastus, okei, siin on kõik katsed on natuke erinevad, ja teistel ei ole eelistada, et see, et ta nii hea on, see on ikka rootamatu. Nagu ta ütles, viimati istus, eks ole, ralliautos selles masinas sõitis Soomes, eks ole, et eile oli pull, et ta kõigepealt pidin meelde tuletada, mis need nupud üldse siin, osad nupud teevad. Siin ei ole, ma arvan, mingit vastust, et miks ta nii hea on, sest mingi katse lõpus ta ütles ka ise, et ma ei tea, miks ma nii hea olen, et viimati ma tegin täpselt sama Soomes, aga ei olnud nii hea, et see näitab midagi, et mingid rallid lihtsalt sobivad paremini kui teised. Ja kindlasti on ikkagi see, mille peale ta siin ju tuli mängima, on see, et võrdne kogemus kõigil. Et kui tema tegelikult MM-karusselli kogemus on ikka väga väike ju, junior WRC-st, sisuliselt rohkem ei oldki seal Rally 2 kogemust ju MM-rallidelt ei ole, siis
saamegi võtta ainult selle nii-öelda põhjaks, et kõigil on võrdne kogemus, keegi pole saanud videotööd teha ja keegi ei tea, mis settingutega kuhu minna ja ta ongi võrdse pulga peal teistega. Aga jah, loomulikult lisame siia veel, et ta kasutab oma stardipositsiooni imeliselt ära. Jah, seda peab ka muidugi mainima, et ta alustab seal täitsa tagant, aga tema kiirus võrreldes just selle McLareni ja Munstergi on päris müstika. Munster on täitsa, Munster tundub vaimselt katki olevat. See on kõik, jah. Seal on läbi, et seal pole midagi. Mitte kõik, vaid see on see, talle tundub olevat samas kohas, nagu see Solberg oli mingi hetk, et ta peab ralli kahte, üks aasta. Ja mingi hetkel, Riinsmit oli vist samas kohas, et lihtsalt ei tulnud ühel hetkel, et sul on see pinge teha turvad selle ralli üheda tulemust ja kui ei tule, et Munsteril tundub olevat see, tundub kõik katki olevat, aga Dustin McLareniga võrreldes, sest igal kiiruskatse tuulutab, stardivad üksteise taga, seal see stardivahet ei ole, McLareni kohta me oleme rääkinud, et jube hästi paneb ja jube tore mees, aga näed see, et saabki kiiremini, et Sesks on oma aktsiaid õigel ajal õiges kohas, mõnikord võib-olla lähebki väga vähe vaja. Ja uuesti taaskord oleks, mis iganes rallil tal oli, et umbes esimesel katsel väljas ja reit, eks ole. Siin on ka miljon asja juhtud, et ei juhtunud ja tuli selle päeva läbi ja tuli ülikiirelt läbi, et see on müts maha. Ma julgeks öelda, et selles mõttes see ralli temaks on tehtud. Et ta tõestas kõik ära, mida tõestada oli vaja ja kui ta tiksub homme, ülehomme sellel ralli lihtsalt lõpuni alla top 5, tema jaoks on see ralli siiski tehtud. Ja ma arvan, et ainuõige asi, mida Millenner praegu ka öelda saaks, on see, et nagu lihtsalt sõida see ralli lõpuni ära, sa ei pea rohkem katsevõite noppima siit. Ja tegelikult, mida me ju eile ka rääkisime, mis ma korra mainisin, oli see, et mis mul on tunne jäänud, et Martins peab siin tegema midagi, et näidata M-spordile just, mitte oma toetajatele, aga näitama, et siin tal on see kiirus olemas. Ja sellest piisab ja see on näidatud, see on tehtud. Ja tegelikult ma ütleks, et 90% tööd ongi tehtud nüüd tänaseks. Jah, see on huvitav. See päris palju uusi narratiive tekitas Sesksi edu. Ja just see tegelikult, et me võtame M-spordis, M-sport on tühi järgmiseks aastaks. Meil on 20. detsember, vist on Monte nimekiri peaks lukus olema. Mis saab? McLaren on vist kindlasti edasi, tal on see Iirimaa raha, Autoliidu rahad taga ja mingid asjad, aga ma ütlen, et M-sport saaks ju meeskonnana tulla, ta peab kellegi tooma. Aga kelle? Ainus variant ongi see, et täna ma ütleks, et see, mida me just rääkisime Hyundai'ga seoses, et Sesksi puhul peaks minema nagu isegi võib-olla väikseks võitluseks, kui Hyundai'l ei ole just juba kolmanda sõitja leping alla, et kedagi nagu on vaja tuua lihtsalt. Ma saan isegi sellest riskist aru, et Martinsi puhul see küsimus, kas ta suudab kuskil rallidel kindlasti finišisse tulla, et kui sul on see, et Neville ja Fourmaux sõidavad võidu peale, ja siis on kolmas auto on see, kes peab kindlasti punktid tooma. Seal on see raalu teel, et kas ta on see mees, kes et mine nüüd sõid, ma ei tea, kes meil on hea, Ratsuta on ideaalne selline mees, kolmanda numbrina, mine nüüd sõida 5. kohale. Et Martins mine sõida 5. kohale, Neville, Fourmaux, nad lähevad esikohale, üks katkestab, siis sina pead olema 4.5. Et kas tal see asi on olemas? Ma arvan, et Martins on nagu selles mõttes nagu kehvalt noor sõitja vaata selle, nagu võib-olla ka veidi sellise Oti mentaliteediga, et ta tuleb ikkagi võitma, et see käib veidi ego pihta, kui ta peaks sõitma 5.-6. koha peale. Selline Trismiik on ka kõige legendaarse nägi. Ma ütlen, Martinsil võib-olla see häda ka tagantjärgi, ma ei tea, kas mitte, et see aps oleks olnud, aga võib-olla oleks pidanud siin ralli 2 MM-rallisid panema, mitte EM-rallist. See 2 aastat, et tal pole mingitel rallidel on 0 kogemust. See on see Virves, et ta on nagu siin käinud, eks Sest samal ajal, eks olen sõitnud mingid Rooma rallit ja ma ei tea, mingid asju, Tšehhi rallit, mis nagu mitte mingit kasu MM-sarjas ei anna, aga Fordi kindel number 1 valik, kui Fordi vähedi rääkigu Lätis ajagu rahad kokku ja annab... Reaalselt ma julgeks praegu väita, et Martins teeb järgmine aasta kogu hooaja kaasa ja eelkõige sellepärast, et kui M-spordi pole kedagi teist võtta sinna, siis ta nõustub sellega, et Martins toob pooliku eelarve ja pool lihtsalt leitakse Inglismaalt. See Rally Estonia, Delfi Rally Estonia korraldajad oleks ka väga rahul või Sesks tehase tiimi esisõitja. Lätist lihtsalt ummistuks need tänavad ja uuearvelistest ära seal õudne. Eks ole, Virves on tõenäoliselt või Jürgenson selle veel ühe ralli ühega tänast tuleb tagasi. Ma juba näen. Ma juba näen, et see... Aga etki nüüd kuulajad kõik ei mõtleks, et me nüüd oleme lätlasteks hakanud, et siis
loomulikult see, kui Sesk peaks olema Montes roolis 70% tõenäosus on see, et ta katkestab selle ralli. Et ärme nagu lootusid liiga suureks ja et ma nagu mõtlesin, et kui terve hooaja peal on selline 5-6 rallit, kus ta suudab head tulemust sõita, siis tegelikult on see juba M-spordi puhul fine, sest praegu ei suuda 2 meest terve hooaja puhul ühtegi head tulemust sisuliselt tuua. Me oleme jõudnud saated teha 24 minutit, nii me pole maininud sõna Ott Tänak. Täitsa ulme, aga Ott Tänak 4. koht, liidrist 15 sekundit, täitsa suures mängus on sees, aga Tänak ise ka, mis ta need kommentaarid on, no pigem ütleb, et ta auto tasakaal ei ole rahul, sellega, et ta ei saa sõita sellega, et nagu ta tahaks, et ta on mõnes mõttes müstika, et ta on üldse 4. ja siis ta kuskil üldse vedrustus läks, et ta kogu aeg ei tunne, et Neville ja Tatsuta lähevad temast mööda ja alustad homme temast paremalt stardikohal ja kuidagi hambad ristis lõpus see mäest alla tulekus, läks natuke riski vaja. Seal see Ott näitas, et Ott on nagu, et ongi maailma üks parimaid sõitjad, et see 4. koht, see on mega suur tööda 4. koht. Jah, nõus, täiesti nõus, et just neid mingid splitte vaadates mingi keerulisemad kohtas ja see, et ta tegelikult ongi ainult 15 sekundit maas liidrist. Olgugi, et nad sõidavad samade autodega, ei, kõva töö igal juhul, ma arvan, et enam ei olegi midagi Oti kohta, selles mõttes, me teame, et ta niikuinii annab maksimumi endast ja tema käest sellest autost ilmselt rohkem võtta ei ole. Ta kasutab ära selle potentsiaali nii palju, kui võtta on. Ja see, et Formaux suudab seal kiiremini sõita, ma räägin, see on selliste noorte vihaste sündroom lihtsalt ka osaliselt. Ja Neville on siis liidrist 16,3, Tänakust 1,1, aga on tunda, et üks mees on tiimist lahkumas, teine ei ole. Kui Tänak on kohe, et see auto ei saa sõita, et tasa on nii paigast ära, siis Neville on sama kiire, siis ta on, ei ole hullu midagi, hea päev, auto on hea ja päev on hea ja kõik on tipp-topp, vaata, let's go, vaata. On näha, et üks on selline, et okei, et ma saan aru, Tänak tuli seda rallit võitma, tema ainus asi, mis teda siin üldse, Neville on ta teine koht, suure punkti tiimil on hästi, Tänakul see teine koht on täitsa savi, et tõmbaks need noortele poistele siin Roti viimast korda pähe, tõmbaks selle mikrofoni lava peal, laseks maha ja läheks puhtav ja oleks natuke aega perega ja saaks olla ja ei peaks mõtlema sellele, et Monte ei pea kodus Monte videosid vaatama. Ei, see on tegelikult crazy, et Ott on seal 4. ja 3 meest ees ongi nii-öelda noor sõitjad, on ju. Et ärme nüüd vanust vaatama hakkama Formaux, hindame ka ikkagi kui noor sõitjana, et tegelikult on uskumatu. Tegelikult on päris uskumatu lugu ja ma ei oleks elu sees osanud sellist asja oodata, et need 3 meest seal niimoodi tuulutavad ees, et selles mõttes üli põnev päev olnud ikka. Jah, Neville läks siis rehv tühjenes ühel ratsel ja siis 22 sekundit liidrist ja 5,9 Tänakust, täpselt 7 Tänakust on siis Katsuta ka mingil katsel oli võtmas seda 4. kohta ära, siis temal läks ka lõpu päris palju on sellised olukord, et mees jõuab finišisse ja siis laias lastus jättes need suured ebaõnnestud kõrvale, et 5 kilomeetrit lõppu lõpuks, ma ei tea, kus seda põhimõtteliselt kõik laia, ma arvan, seda kuulis täna 7 erineva mehe suust. Jah, ma isegi hakkasin nagu kohati mõtlema, et kas on mingi ühisrinne ja sealt Hankoki vastu kas päriselt keegi sõitnud kivi otsa. Aga jah, nii on, et McCurlanil küll oli nagu selgelt näha, kus see ref läks, et seal oli ikkagi nagu raju selline augu koht enne eelnes see üle kivi sõitmine, kus ta ütles, et sealt ei läinud, aga see pärast see august läbi sõitmine auto külges, et see küll igal juhul, ma arvan, et olgu see Pirelli või Michelin, see tõmbab selle refi välja pealt maha. Jah, aga need 6 meest julgeks öelda on siis homme esikoha konkurentsis, homme siis hakkavad võidu ajama. Aga ma ütlen, et siin ennustamatu ralli, põnev, super, et need vahed nii väikesed on, see on peamine. Seda me kartsime tegelikult, et hakkavad kärisema ja... Ma ütlen, siin on jopanud sellega, et kõigil on raudanud, ütleme, paarkümmend sekundit. Päris mitu meest on raudanud paarkümmend sekundit lihtsalt, et selles mõttes, et on omamoodi. 7. Sébastien Ogier liidrist 46 sekundit pole ka üldse kaugel tegelikult arvestades kõike, aga mis Ogier on? Virtuaalne MM-sarja juht, vaata, Kurtiga Evansist eest, et selle peab siin korrad võtma, et Ogier 46 sekundit liidrist maas, Rovanpera 1.22, Rovanpera raotas väga palju aega refi purunemise tõttu ja siis 9 Elfin Evans liidrist minut 26, Evans siis puhastas teed ja see oli ikkagi sellel rallil erakordselt pekkis ülesanne, aga
selle Rompera lasi päeva viimase katsega, et selle 7. pandi homne stardi nimekiri lutku ja see oligi valus paut Evansile. Rompera ütles ka, et ta oli savi, mitte midagi kaotada ei olnud, ma läksin seda homseks paremat stardi kohta saama, tal see laias lastust enam MM-tiitli eest ei võitle, kui esimesed 6 just ei katkesta. Aga ja no jah. Minu meelest on nagu sürr on ikka see, et no jälle võib-olla me nagu päris sellist asja ei ennustanud ette, et võib juhtuda, aga et tiitli peale sõitjad on 7. ja 9. päeva lõpuks, et no see on nagu sürr vaatepilt. Päris pöörane ralli on see olnud, et see ei oskanud midagi öelda. Mulle meeldis, mida Kalev Kruus tõi välja, et katse lõpus või katse alguses ikka Ogier läheb sinna Evansi juurde alati näitas ja siis nad seal tõid välja, et mida nad siis võib-olla rääkida võiks seal, et siis et Ogier räägib, et kurat, nii lihtsalt tuleb see ralli, et jube mõnus on ikka. See on päris hea jutt. Aga see mõttes, mida Ogier finišites öelnud on, nad on öelnud iga katse lõpus täiesti õudne. Seda on näha, ta iga nagu teharatud vihkab seda rallit. Tegelikult Rompera ütles sama, et üks katse ütles, et täitsa õudne ralli, et selles mõttes, et aedlane mingi kivisid täis, et mitte mingit naudingutele sõita, et selles mõttes, et sulle on, et sa on aedlane ja kivine, et sul on ainus asja, et sa nagu rohkem mõtled see rehvide säästmisele kui sõitmisele. Ma korra küsin, kas sa blogisid, kuidas Furmo ja Bajari kommentaarid olid päeva lõikes, kas nad ka kirusid või neil ei olnud vahet? Ma blogisin siiski osalise päeva, sest ma madasin sisse õige, mul oli see ma madasin, tervitan Reiki, kes on hommikul see blogimis üle võtsid ja mul oli umbes 10 korda helistanud, eriti Ruus ja lehest, kes oli 10 korda helistanud. Ma eile tustusin 10 diivanil madama, ärkisin 9 või 8. Ma olin nii, ma räägin, mul jäi üks oli selline lühik, siis ma pidin seal lennujaamas käima kellelgi vastas ja selles mõttes siis oli jah, et tänane hommik läks nihu, et ma kõiki kommentaare ei kuulnud, aga ma ütlen, Bajari, ma arvan, kui ta teeb maailmeistriks, ta on ikka sama mees. Bajari on samu uimane ja Furmo on fun. Mis ma tahtsin sellega nagu, et mis need kommentaarid olid, et vahik, kus Ogier ja Rompera ja Evans ka kiruvad, aga mida need noored seal Eesti teevad? Need naudivad neid kuradi kive. Ja mida Martin ütles, et kui Dakar selline ongi, ma lähen Dakari ka panema, et neil ei ole nagu vahet, et need kivid seal on, need lähevad oma asjadega, nad tahavad iga katse saaval, tahavad näidata oma kiirust lihtsalt tundub. Ei no oletame, et homme teeme stsenaariumi, et Tänak tõuseb 1, Neville on 2 ja Tatsuta on 3. Jah, Furmo on 4. Et siis jutt muutub. Ja õigus, jutt muutub, Sessil see jutt muutub. Kuradi kivid või? Kuradi kivid, et selles mõttes, et aga homme Ogier, stardi koht on homme selline, et ta võib-olla ju võiks Tatsuta ära võtta. Seal on vahe 24 sekundit. Selles mõttes, Ogier on iga sekund on hinnas ja Evans ja Rompera võiks võidu sõita, aga see on see põhjus, miks mul see ei meeldi viimase rallina. Et siin, rehvid. Et ta ei ole nagu selline fun üks-ühele ralli, et ta on ideaalne ralli. MM-sarja, ma olen nõus, üliäge. Siin on üks kirja, mille ma kohe varsti loen selle sarja või selle ralliga seoses ette, aga see, et MM-tiitli eitluseks mulle ei meeldi. Ja ma olen Ogier selles mõttes Ogier öelnud, et ei tahaks sellist rallit viimaseks. Ja ma saan aru ka, et mitte sellepärast, et ta oleks nagu selles mõttes, et ta on siin esimest korda, see on ma arvan savi. Aga viimane ralli võiks olla selline, kus on nagu mees mehe vastu ilma refi probleemidega, et ei ole see, et ei otsusta see, kes suudab, kes sõidab kivile rohkem otsa, kes vähem või aga täpselt seepärast tõenäoliselt ongi Ogier 7 ja Evans 9, sest nad sõidavad tiitli peale ja ma olen üpriski veendunud, et see ei ole see kiirus, mis neil päriselt on, et sealt on ikkagi võetud grammike maha ja nii-öelda turvaliselt tullakse ja oodatakse kuni üks kummagil midagi juhtub. Et siin ei saa riskida sellega, et see ref katki läheb. Mis tõttu ka, kas Ogier läheb Tatsutat võtma? Pigem arvan, et läheb, aga väga nagu võib-olla kohtades ainult, kus ta teab, et nagu on veits seifim. Olete laias lastus, et Tatsuta ei saa tõusta, on 6, sa oled Ogier. Palju sa oled nõus salaja, Tatsuta on raha pakkuma, et laseksin. Ei, tamoon. Tatsuta on ju vana homie, et see ole see Ogier, see üks koht on 2 punkti. Ta on MM-sarjas, lahutab tahtmeest 1 punkt. Punkti katsel käes 2 punkti, kui Tatsuta laseb Ogier mööda. See oleks MM-tiitel. Sul on sellised boonused, sa võid isegi
annab pool MM-sarja boonust või MM-võidu boonust. Täpselt, ma arvan, et seal on see, ma arvan, lepingus, et ala võtad rallivõidu, saad 200 000 boonust, et lähed, ütled sossistad, kuule. Siin on rallivõidu boonus on sulle. Jah, mis seal on, see mõttes, et ja siis ma luban, et ma räägin igal pool, et Ratsuta Jüli Andertus sõita, kindlasti peaks toetas igavesti sõitma, et ma annan rõike, et sa sinna toetas ja saad $500,000, vaata. Ma arvan, et võib-olla mõni teine sõita seda võiks küll teha, aga kas Ogier seda teeb, et võib-olla tema mitte, aga kindlasti oleks seal võib-olla mõni sõita, kes läheks ma arvan, sõitjatest, ma arvan, Ogier tundub olevat see mees, kes tahab lihtsalt puhta sõiduru võita. Ma arvan, mehed, kes seda teed, kindlasti Neville. Ma ei tea, Neville on sellise vaibiga, et ta tahab skeemitada, ma ei tea, miks. Ja no teistes, Kalle on siin ära vahetanud küll juttudega asju, Kalle, ma arvan, juhuslikult seal kuskil nii-öelda, mingi kohvitassi taga juhuslikult, tule, et on sul see 5 koht tähtis. Alustaks hästi nurga taga. See on leping niikuinii olemas, vaata. Jah, et see on kõik on hästi ja see mõttes, et... Jätta mulle ka midagi, mul see viimane ralli ja... Jah, et tee mulle rõõmu, vaata ma ju lõpetan ära, et saad minu koha ju, saad natukene endale kauda. Kuule, aga kuidas sulle Kalle tundunud on jutu järgi? Mul on ta on kuidagi ebalev. Ta ei ole nagu Kalle. Ei ole tema rallina. Ma arvan, et Kalle ei taha lõpetada sellise ralliga. No, see ei ole tema ralli, talle ei meeldi lihtsalt see nõrsutamine. Mulle üldse selline tunne, et kas ta ikka oma otsuses kindel oli? Ei muidugi on kindel, mis asja. Ma arvan, et vaata siin ralli, ma arvan, kui talle antaks rallida, et sa võid kohe siit ära sõita, siis ta sõidaks ära ka, vaata. Ta on lihtsalt väsinud sellest jamast. Ma arvan, ta tahab sõita kiirelt ja ta ei viitsi enam lasta seal keskmine kiirus 70 kilomeetrit ja kivide vahelt, et tal on mingid asjad, mis talle ei meeldi. No, seda me tauda, et see aasta oli tagasi, see, et ta juba eelmise aasta jättis vahele ja sõitis teatud rallisid, see juba näitas, et tal mingid asjad ei viitsi teha lihtsalt, ta ei viitsi seda nõkerdada, mul on tunne, aga võib-olla ma eksin. Võib-olla küll. Ja see ringirajale minek justkui vihjab sellele, et ta ei taha sõita enam 70 kilomeetrit tunnis kivide vahel. Ja. No minu üks lemmikmees täna on loomulikult Munster. Tegelikult see on päris äge ülesanne, et sa mõtle ise, sa pead iga ratse finišis midagi välja mõtlema, miks sa oled aeglane. Mingi vabaduse tooma. See on täitsa versus. Iga ratse finišis, nüüd siin käsipidur. See nord on käsipidur. Ja siis lihtsalt, et siin ei olnud seaded ei olnud head ja siin tee olid ja nüüdseks olid ja päris roopas siin olidki võimatud. Põhiliselt 6 katset, 6 vabandust, mis ma raadsin esimestel 20 sekundit. Hea ülesanne. Mulle meeldis, ma ei mäleta, kes see seal katse lõpus oli, aga küsis ka, et kui Sesk seal esimesi katsevõite võttis, et küsis Munsterilt, et mis sa arvad siis sellest, et Martins tuleb, võtab katsevõitjad, siis Munster vastas, et sisuliselt, et ma tahaks ise. et no, ma ütlen ausalt, veits on kahju, aga natuke ei ole ka, et eks need aastad on näidanud ära, et seda arengut ei tule, aasta algus korraks lubas, aga sinna see kõik jäi. Ja nagu sa ütlesid tegelikult, et Munster on nii katki ja ta ongi katki seepärast, et kui ta on hakanud üritama midagi, siis see lõpeb õudselt. Siis on see, et sa pead võtad oma 1-2 rallit nagu rahulikult, aga siis on see õudne kiirus, pole kuskil. Ma ütleks ka seda, et see jube kahju on selline, so and so, et arvestus Munster tuli, meil on ju, rallma on täis, ma ei tea, selliseid Korhonenid, Roland Poomid, Robert Virvesed, meil on olemas nagu Munsteriga sarnased sõitjad, kelle ei ole lihtsalt seda Serderiidis ei ole hea hõumi ja kelle ei teki saa seda võimalust, tal on mega võimalus olnud näidata, et me ei saada jube rahi öelda, sest ta ei ole nagu mingi välja võidelnud megalt selle koha, vaid talle ikkagi anti see auto kätte, mine tee, näita, aga ei näidanud. Aga selles mõttes on okei, et talle anti võimalus. Kunagi ei tea, on. Ja ta ei ole nagu ülikehv, ta ei ole, Triinsmit oli lõpuks see, et odavam oleks vist jätta mees koju, sest ta iga kord pool autot sõidab maha. Et selles mõttes võimalus anti, ära ei suutnud realiseerida seda ja see ongi fine, kõik ei saagi maailmameistriks tulla. Aga jällegi see, et Munster sealt tõenäoliselt nüüd ära kupatatakse, see lihtsalt, selles mõttes spordi jaoks on see hea, meil on uus teema, et sinna tuleb 100% keegi asemel, sest ühe auto Gemsport seda sarja kaasa ei sõida. Jah, aga see oli siis esikümme Märdörlan, nagu ta ütles, et kohe päeva esimesel katsel läks ref, peale seda oli päris raske motivatsiooni leida, et natukene päeva lõpus sain tagasi, aga täpselt see ongi, et sa oled täpselt selles lollis kohas, et sõiduda sa ei tõuse enam mitte kuhugi, et sul on põhimõtteliselt ainult kaotada ja siis sa, kui kiire see Jossin olla võiks, mida me ei teagi, et selles mõttes, et sa ei taha, laias lastus sa ei taha seda teist korda rehvi lõhkuda, siis sa oled juba täitsa lõpus, et praegu on mingi lootus veel, et äkki kuidagi paar punkti tuleb, et kahju. Ja lemmikmees täna,
ütleme nii, et kui Serderiidis oli so and so, siis ma ei ole väga see Katari naftarahade poolt, aga see Nasser Al-Attiyah. See mees, jumal küll, see võiks rohkem rallist teha, see on täitsa äge vend, see on täitsa ulme. See mees, et tuleb sinna mingi autol tadaluut läinud vaata, siis on tadaluut läks vaata, mingi nägu tolmune, siis let's go, vaata, küsis mingi läbi katse, no seal mingi suure hüppe pealt, Mats Paudur maha, on ju, seesama Dessert Raksoon või Solans Raksoon vist sarnase asjast, eks ole, lendas haiglasse, siis Nasser, eks ole, tuli sealt läbi, ma esin tadaosa ei olnud, küsis korda, et kardioitas kõik on okei, ja tuli jõudis kohale, let's go, vaata, järgmine ratse, mis seal oli, ei saanud, tungrauda vist ei saanud kätte, kui ref läks 7 minutit kaotasid, vaid ütles ka, see on ralli, vaat ei ole, let's go, vaata, et siis viimane katse ka, et auto oli nii, põhimõtteliselt siiludus sõitsi, nii tolmune oli, mitte midagi näha ei olnud. Mul oli ka kiiver ära, näru täis kasale, vaata, let's go, vaata, ei ole, super ralli. Ta on harjud, vaata, natuke keeruline on, vaata. Ma ütlen, et iga ralli võiks olla selline nii-öelda üks jutumärkides kohalik, ta ei ole päris kohalik, ja ta selline mees, kes lihtsalt, ta tuletab meelde, nagu ta sesks mõnes mõttes, ja minu see Nasser tuletab ka meelde, et kui teistel on see hästi raske töö, siis mingi vend võiks olla, kes tuletab meelde, et tegelikult üli äge asi, vaata, kui ma sõidan siin 200 tunni saad, let's go, vaata. Ja vaata, driftis on selline asi, nagu vist antakse seal Driftmastersil need nii-öelda wildcardid, et iga riigist valitakse mingi 1-2 sõitjat välja, kes saavad, aga loomulikult see on nagu nii suure eelarvega projekt, et seda rallis on nagu keeruline üle tuua. Aga Nasser, suurepärane vend ja ma nagu mõtlesin ka eile, et kurat, et see on nagu rallile, nagu spordile nii hea, sest ta on nagu suur nimi, Dakar on ikkagi suur sport, Ja et see, et ta tuli tagasi sõitma ralli ühega, see on ikka mega asi. Üks asi, mida ma muidugi vaatasin, et ja see, et Al-Raji sõidab nii-öelda nullautot ees, et huvitav, et tema siis ei tulnud võidu peale sõitma, et tegelikult ka ju sõitnud WRC autoga, R5-ga igal pool, et kõvasti Eestiski sõitmas käinud, et äge oleks, kui 2 sellist kõvad Dakari meest oleks ikkagi omavahel ka võidu sõitnud. Jah, et Nasser siis enne seda tadaluudi seda asja, siis ta oli 9, aga ta oli 9 niimoodi, et ta oli see eile linnatatsel, ta mingi totaalne valestart. See oli raju valestart, see oli 2 sekundit varem midagi. Ja ta Oskar vend naeris, et läheks natuke lappesse pole hullu, et let's go. Et see, et ta oli tegelikult selles mõttes, ta oli napilt, või ta oli Evansi ja Osie vahel ajaliselt, enne kui ta see taraluut läks, et ta ei ole, et ta on okei, et see näitab, et võib-olla need 55-aastased pole üldse paha, see mõttes tegelikult ei ole üldse paha, et sa esimest korda sõidad selle autoga laias laastus ja tuled ja paned siin täitsa niimoodi, et sa oled kiirem kui, oled konkurentsis, et väga äge, et sellised, et ta ei ole päris see Serderiidis, kes loomulikult. Ei, ma lihtsalt, 55 on selline vanus, kus sa võid hakata ka jalgu jääma. Ei muidugi, aga minust juba SS2 oli see, et kus ta küll sõitis 9. aja, aga siis kommentaator või see intervjueerija ka lõpus ütles, et kuule, et 9. aega, aga Ott Tänakuga sisuliselt nulli vaata ja siis ta oli ka nagu, davai, kõva, lähme, paneme. Ta on väga vägev siia rallile, et võib-olla kõik see asi kokku teebki selle ralli ägedaks, vaata, et kogu aeg midagi põnevat nagu toimub. Jah, et küsime siis sellist asja, mul oli ka hirm, et me lähme sinna kõrbesse, et võib-olla mitte midagi, et me oleme siin näinud, et Marko küsib, et näeme tihti, et sõitjad vaatavad enne ratsid live-ülekannet või suhtlevad chatides tiimiga. Et võttes arvesse, et sõidetakse sügaval metsas või tihtilugu in the middle of nowhere, siis kuidas on lahendatud interneti küsimused? Kas ralliteks anditakse mingi kohalik kõnetaart või on mingi oma radiolinna kõnetaart, mis pakub suurepärast internetiga siinpool ekvaatorit? See mõttes, et olgem ausad, pooled rallikatsed, kas või Euroopas, ma arvan, et sa pead umbes, Poola oli näiteks ära ja neid viimased. Ega Eestiski on väga keeruline saada levisse. Kuskil ikka Eestis vähemalt on mingi paari kilomeetri kaudu sa läinud. Siin on lihtsalt see probleem, et üle koormatud võrgud on ju, ei saa ligi. Aga ei ole, ma arvan, et ei ole mingit head lahendust, tõenäoliselt kohalik mingisugune e-SIM on ju, aga lihtsalt, et meeskonnaga ühendust saada, on kindlasti satelliidi need telefonid olemas, et vahet ei ole, kus sa oled, sa saad ikkagi meeskonnaga suhelda. Aga ma arvan, et selle jaoks nagu mingit paremat lahendust ei ole, et kui internet on kehv, et kuskilt laivi vaadata, siis pigem ongi see, et meeskond saadabki sõnumid, näiteks oligi see Evansi olukord on ju, Martin selle see info jõudis kohal, et näed, see kilomeeter, see junction, see nii-öelda pööre, mahapööre, et seal on koht,
kus Evans eksis ja Martins teadis seda, ise eksis ka ikkagi, on ju. Et, aga neid, ütleme seda live-ülekande vaatamist, ega seda on pigem ikkagi vähe. See on enamasti rallipäeva alguses on sellist aega või vahepeal on siis, kui Rei-grupp järgne katsed, siis tekivad mingisugused pikemad ülesõidukohad, kus sul ongi võib-olla 10-15 minutit seal katseni aega ja saad, ma ei tea, refid ümber visata, refi rõhud ära kontrollid ja siis jääb korraks veel hetk, et saad vaadata. Aga ma ütlen ausalt, seda ei ole nagu liiga palju. Pluss, et katsete stardid ja finišid on tavaliselt pahatihti on ikka rohtades, kus on natuke inimasustust, natuke midagi, et sa oled. Et tavaliselt sõidetakse ikkagi läbi kohtadest, läbi patsustada metsada, finiš ja see on tavaliselt see koht, kus sa ikkagi on asustus kuskil, jah. No, pluss, eks ole, seal on ju finišis ja pool on ta kohtunikud ja turvainimesed ja need asjad, need peavad kõik ikkagi sides olema. Just. Heiki küsib, ta küsib nende sõitjate kohtadest käivad üksikutel rallidel, nagu Martin Sesks. Kui nad saavad auto, kas nad saavad auto, kus on värske mootor, muud tutikad juppid ja nii edasi või sõltub see rahakoti suuruses, mis masinas istumise alla saad. Kas Martins, kui sõidab, kas ta on täitsa, on tal kõik võrdne, nagu on Munsteril ja Nasseril? Hea küsimus, sest ma ei ole kindel üldse, et kas M-spordis nagu oma poisid ka sõidavad alati kõige uutemate juppidega. Aga ma arvan, et see auto on siis ette valmistatud võrdväärselt teiste autodega, et asi on lihtsalt selles, et ega meeskond ei saa ka lubada seda, et see auto esimesel katsel tehnilistel põhjustel raja äärde jääb, sest ikkagi sõitja maksab kinni selle ürituse ja seal on ikkagi tekib vaidluskoht. Et kui isegi junior WRC ajast, kui ma M-spordis sõitsin, siis Walesi rallil esimese katse stardis sidurit lahti lasta saaks veoviil katki, aga tegelikult ka sellisel juhul tehti pärast mingit tasaarveldust, et see ei ole nende jaoks hea. Kui seal täis paudu paned, ega vist ei sõida uuesti. Läheb mujale vist. Et loomulikult ikkagi nende parimate teadmiste juures on need autod ette valmistatud. Ja kui seal juhtub olema, seda ikka võib juhtuda, et paned mingi jupid külge, ma ei tea, tootmispraak, mida iganes, et seda ikka juhtub, aga jah, selles mõttes seda julgen küll öelda, et võrdväärselt on ikkagi ette valmistatud. Jah. Ralli 2 Solberg tuli nägi ja võitis Richards ole, et kõik on okei, aga Virves päeva esimesel katsel temalgi siis pidid vahetama ratast ja asi päädis siis sellega, et tuli 2 minutit aga peale seda järgmisel 5 kiiruskatsel äkki oli 13 kohta või oli 2. Ta oli 3. kiiruskatse teine, 6. kiiruskatse teine ja rohkem ei olnud, aga ralli kokkuvõttes võtad need 2 minutit maha, siis võiks olla seal Greensmithiga ja Tanovitšiga võrdne, aga taaskord ega seal on, see on natuke ebaaus võrdlus, sest kõigil on jamasid, et Reasin on ka seal napilt virre sees, tal vist 2 rehvi läinud, aga ma ütlen, et see 12 kohta 2 kiiruskatsel justkui hästi, aga keeruline on öelda, et võt ei ole tema, kahjuks ta on täpselt tema ees, saab see ülekanne läbi ja natuke võib-olla peabki ootama, kuulama, mis ta ise ütleb, et mis ta ülesanne lõpuks oli, kuidas ise seda vaatas. Jah, aga ei, selles mõttes jällegi, et seda oma jaoks ja meeskond ka kindlasti seda arvutust nagu teeb, et võtame selle refi purunemise 20 vist tal kaotust oli, et võtame see 2 minti maha, et tegelikult ju ei ole üldse paha ja Solbergiga meil sisuliselt, mida me ikka Solbergiga võrdleme täna, et kogemused, kilomeetrid, kõik jutud on nii erinevad, et aga ta on ikkagi nii-öelda sellisel puhul oleks nii-öelda parim ikkagi võrdväärselt umbes Greensmithiga seal tulles on ju, oleks ju. Jah, võrdi isegi sutsu võiks olla teoreetiliselt nagu kiirem. Et seda kindlasti vaatavad ka meeskonnad ja kõik teised, et kiirus on olemas, refi purunemiseks elame edasi. Ütleme, nendel kiiruskatseta mina võib-olla võrdleks seda, et Triaseniga just, et seal laiast, natukene on Triasin kiiremalt, kui kiiruskatset, kus on tulnud, ma ütleks 3-1 on bulgaarlane võitnud, aga sellised tegelikult on hästi napilt tasased olnud, et see, kui me arvestame seda, et temast paar aastat vanemat Triasenit kaalutakse väidetavalt tõsiselt, eks ole, Hyundaisse või äkki Lancia, eks ole, oluline esisõite, eks ole, siis ma arvan, et see kõige olulisem võrdlus on võib-olla see Triasin versus
Virves ja selles osas nagu justkui on hästi. Mitte ülihästi Virvesel, aga on hästi. Ja, nõus. On hästi ja just võib-olla isegi Virvese nagu järgmist hooaega vaadates, et kui me võtame üldse selle WRC2 esiotsa sealt on ju, et siis on Solberg on läinud, Greensmit on niikuinii Dokspordis on ju, Kajetanovitšist ei räägi, Kreasin siis on tõenäoliselt Lants ja et kes siis Dokspordis on, see ilmselgelt ongi Virves ongi parim valik Dokspordile, see tähendab, et me ilmselt eeldame, et järgmine aasta jätkub samamoodi ja niikuinii on see, et kui ikkagi selline meeskond sõita võtab, ta ei tee kunagi nagu üheaastast sellist plaani, et ikka kui täitsa tuksi keeratakse, okei, siis jah, pärast aastat võime üle paadi visata, aga üldiselt see on ikkagi kui ikkagi nagu suudetakse üles neid täita, tempot ka on, et seal ei ole sellist asja, et nüüd esimese aasta järgi midagi hakkaks otsustama, et ma olen suht kindel, et Virvesel järgmine aasta Dokspordis koht ja näeme ikkagi oluliselt paremat hooaega kui see aasta. Eriti arvestades, mis eile juhtus, see on siis, see on ikka eile suurel poodiumil, mille sai kätte Virves ja Kreasin. Loomulikult WRC2 meeskondliku maailmameistrid koos selle Doksport siis, et selles mõttes selline suur sündmus. Jah, täpselt. Nimeta siis ülejäänud tiimid, kes seal on võistlesid. Meeskond on... Doksport WRT oli siis esimene ja viktoriinikas sulle. Seal 4 meeskonda said punkte kirja. Ja ma mõtlen, kes näiteks Citroeniga, mis selle meeskonna nimena all nad sõitsid seal? No nii. Spetsialist eksperti, see on siis rubriik paneme eksperti piinlikus olukord. Mingid PH Spordi all. Õige, väga tuli, väga jah. Siis üks oli, veel. PH Sport oli teine, napilt. No siis tõenäoliselt sommid või? Soomlased oma selle... Mille all seal nad sõidavad? Printsporti ei ole või? Ei ole Printsporti. Hea pattumine. Ja kolmas oli mingi Toyota Gazoo Racing WRT NG. Meeldan, et see on neid jaapanlasi sõidutav asi. Ja viimane teenis ühe võidu selle aastal Itaalias. Saracen Motorsport. Priips Iron Lynch sai siis paarile. Vot sellised tiimid. Vot seda poleks ära arvanud. Ma seda vaja sellepärast ei astu sul praadida. Aga jah, et eestlane ikkagi on üks eestlane vähemalt maailmaister. See on suur asi, see ka suur asi. No on isit. Ei, no mõtlen jah, Doksport Dokspordi jaoks kindlasti. Dokspordi jaoks asi jah, et see eile, ma vaatasin ka, ma ütlen ausalt, et ma kuidagi oli nii lati alt läinud, ma vaatasin, et auhind mingi ilus platte kätte ja let's go, et aga selles mõttes on ju... Aga selles, et kui nad ikkagi paltasid Virves, ma arvan üks asi, mis nad paltasid, oli, et nad tahtsid seda maailmameistri tiitlit ja Virves teisele. Jaa, selle mõttes on töö tehtud. Ja ikkagi nii palju infot liigub, et küll nii-öelda WRC27 tobe nimi on ja seda autot Škoda ei ehita, aga sellegi poolest see nii-öelda tuunitud versioon siis Rally2 autost ikkagi tõenäoliselt siis Škoda teeb, nii-öelda, mis siis lubatud on selle auto modifitseerimine, et ta oleks siis kõrgeima klassi autoga võimalikult võrdne, et mis tähendab seda, et kui Virves suudab seal ka 27 aastaks jääda, siis tegelikult on ta meeskonnas, mis võib hakata võtma ka ju positsioone seal üldarvestuses, et me ei kujuta ette, mis saama hakkab, aga see nii-öelda potentsiaal on tõenäoliselt olemas. Jah, aga see on juba järgmise aasta jutud. Ma ei tea, kas sellest rallist veel midagi. Äge oli, see on vist peamine, et täna oli see suur test, et näha, kui hull see ralli on või kui äge. Ja kusjuures ma räägin, et ei olnudki nii hull, kui arvata võis, vähemalt see esimene päev. Päris see vaheldus rikas oli, selles mõttes on näha, et seda, see katsed olid ka põhimõtteliselt, üks kats oli, et oli sirge tee tõmmatud niimoodi kõrbesse, siis oli kord tehtud ja siis niimoodi lasme veel 3 kilomeetrit sirgelt ja siis teeme. Et on näha, et seda raha sinna teid ehitad on. Ja see minu meelest, et oli 3 täiesti erinevat katset, kus tegelikult oli näha nagu autoseadistuste järgi, et mis katse peal oli nagu oma panused panda, et kui esimesel Ott sai vist seal suurusjärgus, ma ei mäleta, 8 sekundit on ju kaotust, siis järgmisel oli nagu täiesti teine maailm. Ja see kuidagi oli põnev, et ega see, ma ei tea, Kanaari saarte sarnane, kõik sõidavad seal nagu ühed olud täpselt kogu ralli vältel, ei ole lõpuks kõige põnevam, et see võib olla ikkagi selline ralli, kus iga katse võib olla täiesti erinev ja autosid on võimalik seadistada nagu katse, kes kuhu peale panustab
omamoodi äge. See esimene, eks ole, lähme järjest, esimene katse oli see nagu tatar natuke, et sa lihtsalt lased sirgelt. See veidi ehmatas alguses ära, kui ma seda katset vaatasin, tegelikult tulebki siin välja. Aga lihtsalt teine oli nagu vahepeal see ülikarm, on ja siis kolmas oli selline täpsund, nagu oleks keegi öelnud, et see on treekja. Ma ütlesin, jah, on. Aga siis mõtled, pluss, et sealt üldse mingi mäed üles leidsid, et kõrgused olid ka mingi 300 kilomeetrit või 300 meetrit üle merepinna. Mõtlen, et selline raha oleks siin Urmo Haaval või neil käes. Ükskõik kuhu saate teed teha, vaata. Ja siis Urmo läheb kuhugi, ma ei tea, väikse Munamäe juurde, teeme siit sirgelt teevad. See oli äge, mis see mingi Moon Stage oli selle nimi vist, et seal oli nagu näha, et kus oli lihtsalt kopaga mindud ja hakatud kaevama neid kive ära. Oli jah mingi suverohta ilusti tee piirdud asjad. No täitsa pull. Ja ma ütlen, et väga sellised eriilmelised olid, et selles mõttes oli äge. Aga nagu kõik ütlesid, et tänan päev peaks olema kõige lihtsam. Vist öeldi, et see esimene päev on okei, edasi läheb juba nutuseks. Kõigepealt me võtame ära muidugi Hamel Motorsport Super Special. Kuidas sulle meeldis see 5 kilomeetrit parklasse maha panduna? See oli õudne. See oli midagi vaadata. Ma tegelikult eile nagu suures ootus, ma siin nii ralli nädal hakkab, vaata tavai. Aga me vaatame siis, kui see katse hakkas, siis ega ma lõpuni kahjuks ei vaadanud seda. Ja mis selle ralli võib kõige enam ära rikub ongi see, et see oli see avapoodium oli seal, siis vaatasin, et põhimõtteliselt olid ainult fotograafid ja siis Ruus ütles ka, et ühtegi inimest ei ole põhimõtteliselt see avapoodium. Siis oli see linnaratse, sinna oli natukene nagu inimesi tulnud, vaatame, mis siin toimub. Ja siis oli tänane see, ma saan aru tõrbes ja märkjad, kui sul ikkagi olgem ausad, Eesti rallifänn võib tahaks käika niimoodi, et sõidaks kohale, laseks seal läbi nädalavahetuse paar õlut, mõned õlled vaata, eks ole, ja vaataks rallit, seda seal teha ei saa, oled seal 35 kraadi käes kõrbes, ei tundub, et väga ei kõnet. Ja, aga ma just vaatasin seda ja siis hakkasin mõtlema, et seal sisuliselt nagu sinna katsete äärde polegi võimalik ka jõuda ju. Enne katse starti sisuliselt, kui veel tee avatud on, siis võib olla, aga tundus, et neid nagu pealesõidu kohtega ka nüüd liiga palju ei ole. Võimalik, ma just vaatasin, et oli päris hästi, mingid katsed olid umbes täpselt tee äärde, et sul läheb siin, et see katse läheb siit. Seda jah, mingid kohta ma räägin, kus autod sõitsid isegi põhimõtteliselt. Ma võin sulle siin näidata tasulik, vaata, nad on ikka ehitatud suurte tee äärde niimoodi, et kilomeeter või 500 meetrit suurest teest. Pildist ei võib-olla veidi vale aru saa. Aga ma ütlen, et aga võtta ka nagu riiklikul tasandil siis, mis ka mul kõrvu jäi, on see, et ikkagi kohalikult kõige enim müüdud autod on Toyotad ja Hyundai, nii et kõrberiikides Toyota Hilux on, ma arvan, 30 aastat. Hilux, jah, et selles mõttes turunduslikult väga hea. Toyotad ja Hyundai sõidavad. Toyota suurim turundus on see, kui Aafrikas mingi ülestõus vaata või mingi mässsõda ja siis alati need Hiluxid tulevad ja mingi 10 vend on rastis. Vaata, mingi kohalik meeskond peaks seal järgmine aasta või 27 aasta selle versiooni tegema, kus võib teha custom kere peale, tead mingi länkari kere peale. Ei, ma mõtlen nii. Tood mõõte alla. Tood ise mõõdud alla. 2027, võt selle veel kiidame heaks, Toyota Hiluksid vaata. Aga mis on peamine, et selles mõttes, et ma ei ole väga selle fänn, et me Jaapanis lõpetasime, ma ei olnud väga selle peale, et Austraalias lõpetasime ja lõppkokkuvõttes arvestades, milline rahvapidu võib olla üks MM-etapp, me oleme seda näinud Monte Carlos, me oleme seda näinud Soomes, näeme seda igal pool Euroopas ja see lõpp. Ma arvan, et see lõpp võiks olla see, et kogu Euroopa rallifännid tulevad kokku ühte kohta, tuleb sinna 100 000 inimest, minu poolest võiks see Soome viimane etapp olla või nagu me oleme Suurbritannia, aga see, et kuskil niimoodi, ma natuke isegi pelgan seda, et palju olete Možee teeb maailmameistriks, ei teeme Evans teeb maailmameistriks ja kelle eest sa tähistad. Sul ongi fotograafid, sul on tõest 15 fotograafi ja kõik. Ja siis on Kaspar Ruus, kes jadab seal, keda häirivad, rikkevad vanemad härrasmehed tahavad pilti teha või helikopteri. Selles osas on kurb küll, et nagu see ei ole võib-olla inimestele nii kättesaadav ja see rallifänn sinna koha peale ei jõua. Sellest on kahju, ja küll, nõus. Et ei ole päris see. Aga kes on meie siin? Võib-olla ongi rohkem teleala ja vähemalt pilt tuleb läbi, olgem ausad, seda ma tartsin ka natuke. Et siin on lihtsamatel rallidel hädastel. Vot, rohkem ei olegi, minul rohkem see kohtugi. Edasi järgmised 2 päeva võtate hooaja rottu, siis loomulikult Gunnar Lehestega.
saate teha, siis saate siis küsimusi ja Gunnar Leestele sellistes asjade osas, et mis saab järgmine aasta ralli kajastamisest, palju on saadet Tartname tegema. Ma tahaks isegi seda küsida, et kas ma pean hakkama kalendrisse midagi panema või tõmban kõik vabaks. No vaat, ja siis, et paljudel rallidel Delfi kohal läheb, plus Otsepordi tehakse, et muidu Gunnar vaikib nende küsimused kõik maha. No seda võime öelda ilmselt ju, ma eeldan, et Rally Estonia igal juhul, sest... Ja ei, see ralli ei olge mausad, ega ralli huvi. Ralli ära ei sure. Ralli ära ei sure. Et sellised lood. Aga ma siis luban ka kuulajate ees, et ma hakkan siis Gunnarit peedistama siin korralikult. Ei, kui kuulajatel huvi ei ole, siis ei... Kui küsivad, siis küsivad. Selge. Et ja muud ei olegi. Ja siis homme äkki Kaspar Ruus saab natukene rohkem olla. Täna tõepoolest ei olnud siis meie söö, vaid tõepoolest seal natuke on esimese ralli kohta isegi hästi on minu see Saudi Tartama saanud, sest tavaliselt on see mega soperdust. Jah, täitsa okei. Pole ausalt mitte ühtegi halba sõna öelda. Aga muidugi on ka võib-olla lihtne asja korraldada, kui pealtvaatajaid ei ole. Jah, õige. Selles osas. Teavad, kuidas see ralli välja näeks, kus need kõige nõdrames? Poola fännid olid nõdrames. Vaata, sa oleks mingi 300 purjusse Poola fänni olnud, vaata, huvitav, mis siis saab. Siis hakkab juhtuma. Aga peamine on siis see, et täna loodetavasti võidab seal ralli ja sest teine ja ma kõik oleks ülirahul. See oleks Baltikumi pidu. Ja kolmas meil rohkem ei ole kahjuks. Jah. Ei, Virvest kolmas. Ei, kuule, ega seegi, kui Bajari suudab kolmanda võtta, et Eesti, Läti, Soome, kuule, see on päris raju pidu oleks ju. Jah, ma olen igast MM-titli asi täies hoos ja see on ka peamine, et fikseerimises ära, et enne linnaratset on Osije virtuaalne maailmameister. See linnarats oli see 5-kilomeetrine, see oli Solberg vist suutis ka mingi auto päris paududa sinna betooni. Seal ei saa kindlad olla, et see päev lõpeb nii, sest et need noored sõitjad on nagu, nad soperdavad, vanameistrid on kõvad, vaata. Ma lõpetangi sellega, vanameistrid kõvad, vaata. Ja ma ütlesin nii rulli, sa siis räägi, mis on sinu peamine ootus homsele päevale ja ütle nägemist. Homme siis, et Ott saaks oma poodiumi päeva lõpuks ja ka Sesks ja keegi kolmas võiks ka seal püsida. Olgu see Bajari või Forma, aga sellega lõpetame ja kuuleme homme. No nii, ja see oli seekordne saade. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.